Iraani režiimil pole enam kuhugi peituda. Nende õhutõrje on purustatud ning USA on saavutanud õhuülekaalu taseme, mida operatsiooni Eepiline raev käigus polnud varem nähtud. Kuidas me seda teame? B-52 pommitajad on taevas ja lendavad üle maa. Nad heidavad midagi, millest Iraan ei suuda taastuda ja teevad seda ikka ja jälle, et vallandada ahelreaktsioonina kokkuvarisemine. Praegu on Iraani kohal tulekerad, kui B-52 pommitajad otsivad Iraani viimaseid punkreid, et need hävitada. See on Ameerika õhustrateegias tohutu muutus. Ja selle on välja kuulutanud mitte keegi muu kui staabiülemate ühendkomitee esimees, USA õhuväe kindral Dan Kane. 31. märtsi briifingul Kaitseministeeriumile avaldas Kane, et USA on nii kindel oma õhuülemvõimus Iraani taevas, et kasutab esimest korda selle kampaania jooksul B-52 pommitajaid maismaa kohal. Need külma sõja aegsed pommitajad, mis võeti kasutusele 1961 aastal, võimaldavad USA-l läbi viia Iraani punkrite ja sõjaliste sõlmpunktide vastu intensiivsemaid pommirünnakuid kui kunagi varem. Ja need saavad lennata, sest operatsiooni Eepiline raev esimesed 30 päeva on Iraani kihilise õhutõrjevõrgu nii põhjalikult purustanud, mille Iraan oli just selliste õhuplatvormide saabumise takistamiseks üles ehitanud. Kane tegi selle kõik väga selgeks oma avaldusega, kui ta ütles: arvestades õhuülekaalu kasvu, oleme edukalt alustanud esimesi B-52 pommitajate maismaalende, mis võimaldavad meil jätkuvalt vaenlase üle kontrolli saavutada. Need maismaa missioonid hõlmasid GBU-31 punkrilõhkuva laskemoona kasutamist, mis toimetavad 2000 naelajagu hirmu äratavat tulejõudu. Need pommid langevad praegu Isfahani võtmekohtadele, nagu te varsti avastate, kui vaatamist jätkate. BBC teatab, et terase pilguga sõjavaatlejad võisid märgata, et midagi sellist oli tulemas. See ütleb, et vihjeid sellele viimasele arengule Ameerika kampaanias nähti RAF Beaufortis, kus B-52 pommitajad on paigutatud ettevalmistuseks rünnakuteks Iraani vastu. Vaid mõned päevad enne seda, kui Kane tegi oma avalduse, nagu BBC ütleb, nähti B-52-id ja teisi lennukeid sellest Ühendkuningriigi lennubaasist õhku tõusmas. Pardal just neid JDAM tüüpi pomme, mida nüüd näeme Iraani kohal alla visatavat. USA on samuti üle läinud dünaamilise sihtimise strateegiale, paljastab Kane, mis tähendab, et kõikidele lennukitele antakse lennu ajal uusi sihtmärke ning mõnel juhul peavad nad ise sihtmärke leidma ja ründama. Kõik see näitab meile, et USA-l ei ole enam lihtsalt õhuülekaalu Iraani üle, vaid neil on täielik õhuülemvõim. Lõppude lõpuks ei ole see esimene kord, kui B-52D kasutatakse Iraanis. Juba operatsiooni Eepiline raev alguses, 4. märtsil, teatas Military Times, et USA kasutas oma vanimat pommitajat Iraani ründamiseks. Aga kui see on nii, siis mis teeb selle, mida me praegu näeme, nii oluliseks? Vastus on miski, mis on Iraani muutnud, ja seda muutust võib näha ühes võtmesõnas, mida Kane kasutas, kui ta teatas veel B-52 pommitajate saabumisest üle maismaa. Varasemad B-52D olid relvastatud kaugmaa laskemoonaga, nagu AGM-158 Jasmer tiibrakett, mitte aga punkrilõhkujate pommidega, mida nad nüüd Iraani kohal heidavad. See tähendas, et USA pidas vajalikuks olla oma vanemate pommitajatega operatsioon Eepiline raev alguses siiski ettevaatlik. Nad pidid ründama kaugelt, mitte lähedalt ja vahetult. Tõenäoliselt toimus varem see, et Ameerika varghävitajad nagu F-35 ja F-22, mis olid varustatud sensoritega, leidsid B-52D-le turvalisi õhukoridore. B-52D saabusid, andsid oma laskemoona ära ja lendasid siis minema enne, kui Iraani õhutõrje suutis neile järele jõuda. Nüüd on olukord teistsugune. B-52D lendavad maismaa kohal, mis tähendab, et nad tungivad sügavale Iraani õhuruumi mandri kohal. Õhuülekaal, mis võimaldas varasemaid B-52 rünnakuid, on arenenud täielikuks õhuülemvõimuks, mis teeb need maismaa kohal toimuvad rünnakud võimalikuks. Ja on üks linn Iraanis, mis tunneb B-52 järgmise kasutusetapi valu rohkem kui ükski teine. Isfahan. Linn on juba kuulus selle poolest, et seal asuvad maa-alused tuumarajatised, mida USA on varem rünnanud massiivsete punkrilõhkujate pommidega. Kõige märkimisväärsemalt kasutas USA B-2 Spiriti varkpommitajaid, mis olid varustatud 30 000 naelaste massiivsete läbistuspommidega, et hävitada Isfahani tuumarajatised operatsiooni Midnight Hammer käigus. 2025 aasta suvel need rajatised jäid piisavalt hästi terveks, et Isfahanist sai tõenäoline koht, kus Iraanil on endiselt rikastatud uraani, mida võiks kasutada tuumarelva ehitamiseks. Kuid lisaks nendele tuumarajatistele asub Isfahanis veel mitmeid teisi sõjalisi sõlmpunkte ning just neid hakkavad USA B-52 nüüd sihikule võtma, kui nad liiguvad sügavamale sisemaale. Kaadrid näitavad seda. Iraanist ilmub mitmeid videoid pommirünnakutest, mis põhjustavad plahvatuste ahelreaktsioone ühes riigi tähtsaimas linnas.
AP News on jaganud nende videote kompilatsiooni, millest kõik on filminud pealtnägijad linnas. Üle 40 sekundi näeme ikka ja jälle sama asja kordumas. Maad raputavad plahvatused paiskavad tohutuid tulepalle taevasse, millega kaasnevad suured suitsupilved. Mõnel juhul näeme terveid plahvatuste ahelreaktsioone, mis viitab kas mitme pommi heitmisele või maapinnal hävitatavate laskemoonade põhjustatud teisestele plahvatustele. USA ei pelga seda videomaterjali ise jagada. USA president Donald Trump on kasutanud oma Truth Sociali kontot, et jagada videomaterjali löökide ahelreaktsioonist, mida on lühidalt näha AP Newsi videos. See video pikem versioon paljastab samuti sihtmärkide tüüpe, mida USA on rünnanud pärast seda, kui nad on paigutanud oma B-52 Isfahani kohale. Plahvatuste suuruse ja iseloomu põhjal näib tõenäoline, et Ameerika pommid on tabanud tugevalt kindlustatud maa-alust laskemoonaladu Iraani võtmelinnas. See viitab punkeripommi kasutamisele, millest räägime kohe lähemalt. Jäädes korraks Isfahani juurde, toetab mõtet, et USA tabas oma B-52 üht linna laskemoonaladudest. Asjaolu, et Isfahanis asub tohutu raketikompleks. Nuclear Threat Initiative ütleb, et see kompleks on Iraani suurim rakettide kokkupaneku ja tootmise koht ning see ehitati 1980-ndatel Hiina ja Põhja-Korea abiga. Just siin on Iraan arendanud Shahab-4 süsteemi, mida paljud läänes usuvad olevat mõeldud Iraani kaugmaarelvade kanderaketiks. Nuclear Threat Initiative ütleb, et Iraan ehitab Isfahanis ka M-klaas rakette ja Hiina HY-2 Silkworm rakette. Kõik see ütleb meile, et selles Iraani linnas on maa all palju lõhkeainet ja laskemoona peidus. Ja see toob meid tagasi punkrilõhkujate juurde. Al Jazeera andmetel pole USA piiranud oma B-52 pommitajate lende ainult Isfahaniga. Sihtmärgiks on olnud ka Teheran ja mitmed teised Iraani linnad, näiteks Karaj, kus asub mitu tööstuspiirkonda. Kuid just Isfahani kohal kasutatud punkrilõhkujad, tõenäoliselt need samad 2000 naelased pommid, millest varem rääkisime, pälvisid kogu meedia tähelepanu. Lisaks neile, mida oleme seni jagatud kaadrites näinud, väidab Al Jazeera, et USA heitis mitu oma võimsat punkrilõhkujat Isfahani ümbritsevatesse mägipiirkondadesse, mis põhjustas veelgi rohkem teiseseid plahvatusi, ilmselt seetõttu, et Iraani laskemoona ja raketivarud süttisid. Sama väljaanne lisab, et USA pommirünnakute käigus on sihikule võetud ka olulised Iraani tööstustaristu osad, nagu terasetootmistehased, naftakeemiatehased ja isegi tuumarajatised. Nii et USA liigub üle ainult sõjaliste sõlmpunktide ründamiselt selle poole, et kasutada oma B-52 lennukeid Iraani tootmisvõimekuse hävitamiseks. Operatsioon Eepiline raev muutub üha kurnamiskampaaniaks ja B-52 lennukid on selle keskmes. Kuid need võivad olla ka millegi muu keskmes, mis on kõiki ootamatult tabanud. Aga enne kui selleni jõuame, vaatate saadet The Military Show. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis kindlasti tellige see kanal. Tagasi selle juurde, mida keegi Isfahanis ette ei näinud. Mainisime varem, et Isfahan näib olevat kõige tõenäolisem rikastatud uraani hoiukoht. Mõned usuvad, et Iraan hoiab seda uraani selleks, et säilitada oma ähvardus arendada tuumasaastapommi. Iraanil on peaaegu 1000 naela seda uraani, mis on rikastatud plahvatusohtliku U-235 isotoobi 60%-ni ning selle viimiseks tuumapommi jaoks vajaliku 90% rikastusastmeni pole enam palju vaja. USA ei taha, et Iraanil oleks see uraan. USA tahab Iraanilt tuumavõimekuse lausa ära võtta, et liiguvad kuulujutud, nagu valmistaks USA ette julget maismaaoperatsiooni, mille käigus maanduksid eriüksuslased Isfahanis. Kuulujuttude kohaselt oleks nende vägede ülesandeks Iraani uraani väljatoomine linna maa-alusest tuumapunkrist ja seejärel lahkumine, mitte aga asukoha hoidmine. See on julge plaan, millega kaasneb palju ohtusid. Iga minut, mille USA väed veedavad Isfahani objektil, on minut, mil nad on haavatavad Iraani rakettide ja droonide rünnakute ees. Just seal tulevadki mängu B-52 pommitajad. Ynet News väidab, et Isfahanis toimunud rünnakuid saatnud pürotehnika on küll muljetavaldav, kuid see võib olla mõeldud varjama Ameerika tõelisi eesmärke. See viitab sellele, et praegu linnas toimuv võib olla USA koordineeritud katse matta Isfahanis arvatavalt hoitav rikastatud uraan. Mõte seisneb selles, et kasutada punkrilõhkuja pomme, nagu need, mida kannavad B-52 pommitajad, et tunnelid kokku varistada, mis viivad Iraani uraanihoidlate juurde. Kui USA-l see õnnestub, ütleb Ynet, muudaks see need objektid Iraani jaoks vähemalt aastaks või kauemaks kättesaamatuks, mis omakorda tähendab, et USA ei peaks riskima eriüksuste saatmisega ohtliku materjali eemaldamiseks. See on teooria, mis hakkab tunduma loogiline, mida rohkem selle peale mõelda. Need punkripombid, mille kohta meil on tõendeid, näivad kõik sihivad plahvatusohtlikke objekte, nagu Iraani laskemoonalaod.
Need, mis olid mõeldud Isfahani tunnelivõrgustike kokkuvaristamiseks, oleksid olnud palju raskemini märgatavad. Need tungiksid maa alla ja plahvataksid, põhjustades ilmseid tagajärgi, kui oled sündmuskohale lähedal. Kuid tohutud tulekerad ei purska taevasse, kui tunnelid kokku varisevad. Näed küll suitsu ja rususid, aga mitte bürotehnilisi efekte. Kas need palju tähelepanu pälvinud B-52 rünnakud võisid olla kattevarjuks sellele, mida USA tegelikult oma B-52 pommitajatega Isfahanis teha tahtis? Ynet näib nii arvavat. See väidab, et USA pommitajad koordineerisid oma rünnakuid hoolikalt nii, et tunnelid varisesid kokku ilma uraani ennast hävitamata, mis selle väljaande sõnul on nüüd lukustatud 100 meetri ehk peaaegu 330 jalapaksuse kivikihi alla. Võib-olla näitavad lähenevad päevad, et USA saavutas palju rohkem, kui need juba muljetavaldavad ja väga ilmsed tulemused, mida me seni näinud oleme. Iraan on omalt poolt püüdnud vastata Ameerika B-52 rünnakule Isfahanis. Times of India teatas oma 31. märtsi raportis rünnakute kohta, et Iraan vastas rünnakutele, tulistades Iisraeli suunas raketivalangu, kuigi enamik neist rakettidest peeti kinni või maandusid avatud aladel ning esialgu ei olnud teateid ohvritest. Al Jazeera väidab oma 1. aprilli raportis teisiti, väites, et Iisraeli suunas tulistatud Iraani ballistiline rakett tabas sihtmärki ja vigastas selle käigus 16 inimest. Iraan üritab endiselt edastada sõnumit, et ta ei kavatse taganeda, isegi kui B-52D lendavad takistamatult üle nende, kuigi selle sõnumi realistlikkus on vaieldav, arvestades, et USA väidab nüüd, et Iraan otsib relvarahu. Enne kui me selleni jõuame, peame vastama küsimusele, kuidas see kõik võimalik on. Iraani õhutõrjevõrgu hävitamisest on juba laialdaselt teatatud. Vähem kui nädal pärast operatsioonide eepiline raev ja mürisev joon algust teatasid Iisraeli kaitsejõud, et 80% Iraani õhutõrjesüsteemidest on hävitatud. See oli hea alguspunkt, kuid sellest ei piisanud täielikuks õhuülemvõimuks. Seda oli vaja maismaa B-52 rünnakute jaoks, mida me praegu näeme. See oli hea alguspunkt, kuid sellest ei piisanud õhuülemvõimu saavutamiseks, mida on vaja maismaa B-52 rünnakute jaoks, mida me praegu näeme. Nii jätkavad USA ja Iisrael selle järkjärgulist nõrgestamist. 10. märtsiks teatas Skane, et enamik nende kõrgema klassi õhutõrje raketisüsteemidest ei mängi praegu enam rolli, rääkides Iraani õhukaitsest, lisades, et USA hävitajad võivad nüüd suhteliselt karistamatult ringi lennata. See on Iraani jaoks tõsine probleem. Karistamatus hävitajatele on nüüdseks laienenud ka palju aeglasematele ja suurematele B-52 pommitajatele, sest need hävitajad suudavad hävitada Iraani kõige arenenumad õhutõrjesüsteemid. Iraanil olid olemas õhutõrjesüsteemid, mis oleksid pidanud suutma B-52 tabada. Bavar 373, mille Iraan ise ehitas, omab maksimaalset tuvastuskaugust peaaegu 200 miili, mis on tunduvalt kõrgem kui B-52 lennulae kõrgus 50 000 jalga, nagu märgib Army Technology. S-300 PMU-2 õhutõrjepatareid, mille Iraan ostis Venemaalt, peaksid samuti suutma sihtida Ameerika vananevat pommitajat. Probleem on aga selles, et nad ei suuda. Ja põhjus, miks nad ei suuda, on see, et peaaegu kõik need on hävitatud. USA on nüüd oma õhuülekaalus nii kindel, et B-52D võivad lennata peaaegu kõikjal Iraanis ilma hirmuta. Me ütleme peaaegu, sest Iraani jääb alles üksikuid õhutõrjekoldeid. Olgugi need maapealsed süsteemid või õlalkantavad õlalt lastavad õhutõrjeraketid võivad need taskud siiski kujutada endast ohtu, aga just siin tulevad appi hävituslennukid, mis saavad lennata karistamatult. Varustatud anduritega suudavad nad neid ohte tuvastada ja hävitada või vähemalt edastada teavet B-52 pilootidele, et nad teaksid, milliseid Iraani piirkondi vältida. On selge, et Iraanil pole Isfahanis enam tegelikke õhutõrjevahendeid alles. Selle tõestuseks on B-52D poolt selles linnas korraldatud rünnakute sari. B-52 uuendused võivad samuti kaasa aidata maismaa rünnakutele, mida me nüüd nägema hakkame. Nende seas on kõige olulisem radarite moderniseerimise programm, mille USA õhujõud on välja töötanud vananeva pommitaja jaoks. Business Insider ütleb, et radarite uuendused, mida B-52 saab, muudavad selle tõhusamaks elektroonilise sõjapidamise võtete vastu, mis võtab Iraani kaitsearsenalist veel ühe relva vähemaks. Esimene B-52 lennuk, millel oli see uus radarisüsteem, tegi oma lennu 2025 aasta detsembris. Seega võivad Iraani õhuruumis praegu lendavad pommitajad olla sellega varustatud. Kõik see tähendab Iraani jaoks seda, et pommitaja, mille tema kihiline õhutõrjevõrk pidi hävitama, saab nüüd lennata kuhu iganes tahab, sest seda võrku enam ei ole. See oli juba probleem siis, kui B-52 kasutati kaugmaarelvade kandjana. Oma 70 000 naelase kandevõimega suudab Ameerika vanim pommitaja ühe korraga toimetada rohkem tulejõudu kui ükski teine riigi õhuarsenalis olev lennuk. Kuid nüüd ühendatakse see tohutu kandevõime mitmekülgsusega, mis teeb B-52 nii kuulsaks. USA õhujõud ise väidavad, et B-52 suudab kasutada kõige laiemat valikut relvi kogu USA lennukipargis ning lisaks suudab see kanda rohkem.
vabalangemispommid, täppisjuhitavad raketid, J-Damid, punkrilõhkujad, kobarpommid, miinid ja isegi tuumalõhkepead saab selle lennumasina pardale laadida. Seega tähendab B-52D kohalolek Iraani kohal seda, et Iraan ei tea kunagi, millise probleemiga ta järgmisena silmitsi seisab. Varem operatsioonis Eepiline raev kasutati kaugelt lastavat moona. Viimastel päevadel Isfahanis paistab, et kasutati punkrilõhkujaid. Homme võib see olla midagi muud. Tegelikult pole võimalik ette aimata, kuni tulejõud tabab sihtmärki ja see on Iraani režiimi jaoks suur probleem. Just nimelt sellisteks asjadeks B-52 ehitatigi. See ei ole maailma kõige pilkupüüdvam lennuk. Keegi ei vaata seda sama imetlusega nagu F-35 või B-2, mis on kõik voolujoonelised, stiilsed ja varglennukid. Aga need on USA õhujõudude skalpellid. B-52 on lammutuskuul. Ja kui riigil, nagu Iraan, puudub täielikult õhutõrje, saab see lammutuskuul ikka ja jälle hoobi anda, sest selle mitmekülgsus võimaldab osaleda Operation Epic Fury dünaamilises sihtmärgistamises, mida Kane ütleb, et USA on nüüd alustamas. Iraanil ei ole enam ühtegi tõelist võimalust Ameerika B-52-ga toime tulemiseks. Ja siin võime näha operatsioonis veel üht muutust. Me mainisime varem, et USA president Donald Trump on väitnud, et Iraan otsib nüüd relvarahu, nüüd kui ta teab, et B-52D on taevas. Ta on postitanud Truth Socialisse ja öelnud järgmist. Iraani uus režiimi president, palju vähem radikaliseerunud ja palju intelligentsem kui tema eelkäijad, on just palunud Ameerika Ühendriikidelt relvarahu. Trump ütleb, et USA kaalub relvarahu, kui Iraan avab taas Hormuzi väina, nii et B-52 lahingulennud jätkuvad vähemalt seni, kuid siin on üks konks. Nii nagu varem, kui Trump väitis, et Iraaniga on alustatud läbirääkimisi, kuid Iraan väitis, et USA peab iseendaga läbirääkimisi, ütleb Iraani režiim nüüd, et relvarahu taotlust pole olnud. 31. märtsi raportis ütles AA, et Iraani välisminister Abbas Araghchi kinnitas, et tema riik ei taotle relvarahu. Iraan soovib täieliku vaenutegevuse lõpetamist koos garantiidega tulevaste rünnakute vastu ning kompensatsiooni seni USA poolt operatsiooni Eepiline raev käigus tekitatud kahjude eest. Tundub väga ebatõenäoline, et USA nõustub nende tingimustega, seega võib-olla on igasugusest peatamisest, olgu see relvarahu või midagi püsivamat, rääkimine ennatlik. Või võib-olla ei ole. Järjekordse pöördena on Trump teatanud, et mingit kokkulepet ei pruugigi vaja minna. 1. aprilli raportis ütleb BBC, et president usub, et tema riik suudab töö Iraanis lõpetada järgmise 2 või 3 nädala jooksul. See näib tähendavat, et USA on valmis lahkuma, kui ollakse kindlad, et Iraan ei suuda tuumarelva ehitada, sõltumata sellest, kas Iraani režiim soovib läbirääkimistele tulla või mitte. Me oleme neid tagasi hoidnud 15–20 aastat. Neil ei ole mereväge, ei sõjaväge, ei õhuväge, väidab Trump, jättes alles vaid tuumaküsimuse. Võib-olla on B-52 pommitajad sellele küsimusele vastuseks. Kui nende punkrilõhkujad on kasutusele võetud Iraani tunnelivõrgu kokkuvaristamiseks, nagu Winnet väidab, siis ei pruugi Iraan enam oma rikastatud uraanile ligi pääseda. Veel 2 või 3 nädalat B-52 pommitajate rünnakuid võiks hävitada tootmisrajatised ja tsentrifuugid, tekitades samal ajal veelgi rohkem kahju sõjaväele, mille kohta Trump väidab, et see on aastakümneteks tagasi löödud. Võib-olla on nüüd jäänud vaid see, et B-52D hävitavad viimased Iraani punkrid lõplikult. Kui neil see õnnestub, siis kokkuleppel pole USA jaoks suurt tähendust. B-52 pole sugugi ainus vanem õhuplatvorm, mida USA saab Iraanis kasutada, nüüd kui nad on saavutanud õhuülekaalu. A-10 Warthog ründelennukid ründavad Iraani samuti nii tugevalt, et režiim arvas, et see on maailma lõpp. Kombineerides pikalt õhus püsimise võimet ja mitmekülgset relvastust, tegutsevad need ründelennukid praegu Iraanis. Ja sa saad nende kohta kõike teada meie videost. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie operatsiooni Epic Fury analüüse. Aitäh vaatamast!